NATO on Põhja-Atlandi lepinguorganisatsioon, mis asutati 1949. aastal. Pärast teist maailmasõda välja kujunenud pingeliste rahvusvaheliste suhete tõttu. NATO on sõjalis, poliitiline, riikide vaheline liit, mille peamiseks eesmärgiks on rahumeelselt leida lahendus kriisidele. Vajadusel ollakse valmis rakendama sõjalist jõudu kriisi ohjaks. Uniseks kipub. Mul ka. Täitsa igavaks hakkas see jutt, aga räägime seda palju huvitavamalt. Ma arvan, et me kõik oleme kuulnud NATO ajaloost. Seda, et NATO leping allkirjastati 1949. aastal Washingtonis. Või seda, et NATO on sõjalis-poliitiline liit. Või et NATO liikmesriike on täpselt 29. Ossa poiss, see on ikka päris palju. Kui mis tähtsus on NATOl meile? Artikkel 5 põhineb kollektiivkaitsel ehk relvastatud rünnak ühe liitlase vastu on rünnak kõikide liitlaste vastu. Mida see siis täpsemalt tähendab? See tähendab seda, et kui meid rünnatakse, tulevad liitlased meile appi. Veel lihtsamaks seletamiseks saab kasutada noolemängu. Viskad ühte, viskad kõik. NATO reageerimisvägi on kõrgvalmiduses mitmerahvuseline maa, mere ja õhuväe ning eriüksusi koondav ligi 40 000 kaitseväelasest koosnev väekontingent. Põhja-Atlandi nõukogu otsusega võib kasutada reageerimisväge nii kollektiivkaitseks kui kriiside haldamiseks ja sõjaliste ülesannete täitmiseks üle terve maailma. See on minu kiire! Näiteks on Eesti osalenud NATO missioonidel Afganistanis, kus võideldi koos terrorismi vastu. Nagu näete, NATOst õppimine ei peagi olema üldse igav. Kui tahate lisainfot teada, külastage NATO kodulehte. Kuid kokkuvõtteks tahaksin ma öelda seda. Tšau!